sõidu algus Haapsalust. Ilus ilm, mitu kraadi on? 16 kraadi sooja. Väike vahepeatus. Veel Eestis oleme. Väike burgeri peatus. Riia linnas. Punase tulega, Illes ei seisma isegi. Taga on ka inimesi meil. Robert, rõõmus. Mihkel, veidi kuri, kellegi varbad on siin. Ka rõõmus. Minu varbad. Vat. Tšau. Oota, ma näitan ennast. See on surmani hirmunud Priit. Jõudsime lennujaama. Oleme käinud ikka, see on Riia lennujaama tee. Mänguväljak Riia lennujaamas. Ootame oma lendu, kell on juba varsti 9 õhtul. Peame veel ootama tunnike. Meie lennuk vist saabub. On tagatrepp ka? Peaks olema, jah. Isi, Jaa. ma nägin mingi vana Voreme märki. Võis olla küll, siin on hästi palju roboteid. Hommik. Lido di Ostia, Itaalia. Lähme otsime poe üles, et saaks osta hommikusööki. Hommikusöök Itaalias, Roomas. Super ilus ilm, meie rõdu ja vaade alla, natuke kõrgel oleme. See on siis meie apartment, siin on elutuba, vann, pesuruum, pesumasinad, siin on üks magamistuba, teine. Ja siis on meil veel siin köök ja suur rõdu. Meie armas rõdu apartamendil, hästi suur. Oleme siis 5. korrusel, iga päev peame kõndima mitu korda trepist üles alla, aga ongi nagu trenni eest või nii. Väga mõnus. Oleme tegelikult ikkagi super rahul. Hind ja kvaliteet on väga tasakaalus. Tahaks randa minna. Otsime, kust saaks randa. Aed on ees. Jalga kuni jõudne. Rannapäev. Ilus ilm. Väike lõbustuspark lastele, Dragon Park Lido di Ostias ja siin on ka lihtsalt mänguväljak.
armas koht. Saada see kaardipilt mulle ka. Saavutama. Kohe see TikTok. Teine päev Itaalias. Täna proovime minna siis rongiga kesklinna ja vaatame, kus me jõuame. Kas jõuame Vatikani või kuskile vaatamisväärsusi avastama. Ilm on väga palav. Muidu on ilus park, aga nii palju sodi igal pool ja kõrge hein. Rongisõit. Tulime just siis rongi pealt ja proovime nüüd minna bussi peale. Ilus. Söögipaus Burger Kingis. Seal on kuskil Vatikan, seal müüri taga. Seal on siis Vatikan, igal pool on nagu aiad ees, otseselt sisse päris vabalt ei pääse. Nüüd oleme siis Vatikanis. Palju jumalaid! Ja leidsime ikka, kust sisse saada. Male Mihklile. Ostsin Mirtelile lehviku ja täpselt sama on lehviku peal pilt sellest. Kelle? Kuna unustasime, tähendab mina unustasin täna võtmed tuppa, siis ootame omanikku ehk saame sisse. Täitsa. Leidsin Itaaliast sellise saia, mida sööb Robert ilma koorteta sai. Läksime rongiga täna järgmisse peatusse ja leidsime. Siin on 2 kala kohe.
leidsime sellise väikse tiigi või purskkaevu, kus on siis ilusad kalakesed. Need on siuksed teod, nagu ma eile vaata leidsin meredest. Ilm on väga-väga kuum. Täna me ära küpseme. Robert, tšau! Vaadake, siin on mänguväljak. Lapsed leidsid karusselli. Issi ka karussellil. Tšau! Mihkel ka karussellil. Kõik lapsed hullavad. Tahtsime lossi minna, aga vist ei saa, sest siin on filmivõtted praegu. Sattusime filmivõtetele. Öeldi, et 2 tundi peab ootama. Tulime vanu müüre vaatama. Siin oli vist kunagi mingi vana linn, Osti ja Antika. Ilmselt sellepärast olid nii paksud seinad, et vaenlased ei saaks sisse. Roode villis. Seal on mingi esimene praegu. Palju vanu müüre. Siin oli kunagi supermarket ja turg. Väga ammu. Mirtel vanas linnas. Mirtel, mis sa teed? Kividel ei tohi astuda, mis on nii maa all. Nendel ei tohi astuda, need on juba laua sees. Katsin siin lihtsalt vaata postid ja... Vägev park. Võib-olla seal oli õua kombel. Vana teater. Jaa, kui mina olin lendavad draakoneid lennad tule laava. See siis kõige vanem osa sellest vanast linnast. Ja Kapitoolium. Isa tappa. Ja tarvitsed sinuga pelluda. Jaa, aga miks võid olla nägu? Tema nägu on, oota niuke tema nägu. Vaata, kui naljakad nägu talle. Jaa, ma joonistan. Tša, olen Bowser ja ta ütles mulle, et mina võiks. Sükes juhtub vale on. Mirtel, lähed ujuma või? Mine, jah? Robert, mis sa teed? Sööd jäätist? Ja ujud samal ajal või? Kontsert rongi peal. Viiulikontsert. Kõnnime Rooma kesklinnas ja üritame leida söögikohta ja lähme Kolosseumi poole. Rooma linn on täielik hullumaja, väga palju rahvast kõnnib igal pool ja üritame siis jõuda Kolosseumisse. Meil on aja peale minek. Loodame, et jõuame õigeks ajaks. Lõpuks leidsime Kolosseumi, aga siin on tohutud rahvamassid ja sabad ja päike kõrvet. Tüütu kotikontroll igal pool. Oleme nüüd
Kolossumis sees, aga siin on ikka meeletu rahvamass, nii et ma ei tea üldse, kust või kuidas me üldse saame kuskile. Oleme nüüd Kolossumis sees, selline vahva koht miljoni inimesega. Ja üks reisisel jäi vist vittu. See ei ole siis sõnne. Väike puhkepeatus. Kõnnime Rooma kesklinnas, vaikselt siis suundume lennujaama poole. Selline vahva. Lõpuks saime bussi peale, et sõita siis läbi Rooma Ciampino lennujaama. Tundub, et meie seiklused on olnud sellised, et ei ole kuskile hiljaks jäänud või millestki veel maha jäänud. Ciampino lennujaam, selline mõnus väike. Viimane Itaalia päike veel. Tahaks kaasa võtta. Õhtune Praha. Mõtleme, kuidas saada hotelli. See siis meie ööbimiskoht Prahas. Jõudsime siia ja siis jäeti meile võtmed mati alla. Kedagi kohal enam polnud. Siin siis meie tuba kuskil No Mihkel, mine emme näitab su kohta. all. Ma näitan meie tuba ka. Meie tuba siis selline. See on juba edasiminek. Siin on siis kööginurk, üks voodi ja laivoodi. Yeah. Tegelikult siin lennujaama lähedal, et päris kesklinn ei ole, aga jah, kannatas täitsa magada. See siis meie majutus lennujaama lähedal Prahas. Ja viimane pilt Prahale. Praha lennujaam. Väga suur.
vastu päiksega, nagu oleks jälle Roomas. parim toidukoht Riiast Eesti poole sõites. 5 suurt portsu ja 25 euri. Kurr. Kurr.